Isomeeria on selline nähtus, kus sama koostisega ainetel on erinev struktuur ja erinevad omadused. Ja seda on oluline teada, sellepärast et aine füüsikalised, keemilised ja füsioloogilised omadused on seotud molekuli ehitusega, et näiteks hargnenud ahelaga ühenditel on üldiselt madalam keemistemperatuur. Teeme siia juurde näitega, kus meil on heksaan ja sellel on 5 isomeeri ja me peame need kõik välja kirjutama. Kõigepealt mõtleme välja, mis asi on heksaan. Heks, see oli see 6 ja siis aan tähendas seda, et seal on ainult süsinikud ja vesinikud ja need on omavahel siis seotud. Nii et mis see tähendab on see, et meil on 6 süsinikku ja see tähendab, et meil siis vesinikke peab olema vastavalt siis 14 tükki. Ja nüüd meil on vaja kirjutada välja kõik selle isomeerid. Ja oluline on nüüd see, et lihtsalt see süsinike ja vesinike arv oleks muutumatu, aga sellest valemist me võime siin kirjutada erineva struktuuriga asju välja. Et millest me alustame on see, et esimeseks teeme kõigepealt niimoodi, et lihtsalt paneme kõik süsinikud omavahel ritta. Nii et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja see on esimene isomeer. Nüüd teeme teise. Ja nüüd see protsess on selline, et me võtame ära ühe süsiniku, siis me saame sellest nagu metüülrühma ja siis me saame selle metüülrühma mujale asemele panna. Nii et teeme nüüd 5 süsinikuga ahela, nii et selle ühe me võtame ära. Nii et 1, 2, 3, 4, 5. Ja nüüd meil on 1 süsinik üle. Nii et nüüd me saame ta asemele panna mitmesse kohta. Et ma teen siia juba 3, kuhu ma kirjutan välja selle 1, 2, 3, 4. Nii, ja siin on 5 süsinikku. Nii, kõigepealt me võime ta panna siia, selle metüülrühma juurde. Või siis teine koht, kuhu me võime ta panna, on siin. Ja tegelikult praegu siin ei olegi rohkem kohti, kuhu me saaks seda külge panna, sellepärast, et muidu see oleks lihtsalt sama ühend, aga peegelpildis. Et näiteks, kui ma teeksin 4, kuhu ma panen selle lihtsalt siia, siis see on sama ühend, mis see teine, lihtsalt peegelpildis. Nii et see 4 ei saa selline olla. Nii et nüüd me oleme tuvastanud 2 veel isomeeri. Nüüd me teeme veel ühe võrra lühemaks, nii et me kirjutame ainult 4 süsiniku ahelasse järjest. Nii, 1, 2, 3, 4. Ja nüüd me peame siia panema juurde 2 metüülrühma või 1 etüülrühma. Küll aga siia me ei saa etüülrühma panna, sellepärast, et muidu see teeks selle kõige pikem haru muutuks selleks siin. Nii et kuna me seda ei teha, sest muidu ta tuleb jälle põhimõtteliselt see, mis me enne tegime, siis meil, nii, 1, 2, 3, 4. Nii et mis meil nüüd mis meil üle jääb, on see, et meil on 2 seda metüülrühma ja me peame need panema näiteks siia ja näiteks siia. Ja siis teeme juba 5. Ja siis see on 1, 2, 3, siis 4 süsinikku. Ja nüüd me saame siia ka, peame kuskil asemele panema need süsinikud. Ja nüüd see võimalus, mis me saame teha, et me ei saa panna siia ja siia, nagu lihtsalt teisele poole. Ja mis me võime teha, on see, et me paneme nad nagu ühe, nagu niimoodi. Nii et nüüd me oleme leidnud kõik 5 isomeeri. Me ei saa rohkem vähemaks võtta ja juurde panna, sellepärast, et muidu me muudaksime kõige pikemaks süsiniku ahelaks millegi muu ja see oleks juba isomeer, mille me oleme välja kirjutanud. Nii et need on kõik 5 heksaani isomeeri. Et me võime selle kindlaks ka teha niimoodi, et me loeme üle, mitu süsinikku kõigis on. Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja nüüd veel üks asi, mida võiks teha, on see, et me nimetame need ära ka. Et oluline on ka see, et me ei teeks kogemata nagu sama isomeeri või nagu sama kujuga ei kirjutaks 2 ja seda on hea kontrollidagi niimoodi, et me peame sellele nime panema ja kui me näeme, et 2 sama nimega tulid, siis järelikult on viga. Nii et kõige esimene asi, mis me peame tegema, vaatame kõigepealt esimest. Esimesel on väga lihtne, siin meil ei ole kõrval harusid, siin on 6 süsinikku, nii et see tuleb nimeks heksaan. Vaatame teist. Teisel on vaja ära nummerdada kõigepealt. Siin on 1, 2, 3, 4, 5. Ja siis meil on kõrvalharu. Kõrvalharu tuleb kohast number 2, nii et me kirjutame 2. Siis me kirjutame kõrval selle haru nime, see on metüül. Sest seal on 1 süsinik, metüül.
ja nüüd me peame lugema ära, mitu süsinikku on selles põhiahelas, seal on 5, nii et see tuleb pent ehk siis pentaan. Siis vaatame kolmandas me samuti nummerdame ära 1, 2, 3, 4, 5 ja põhimõtteliselt saame vaadata teistpidi ka nummerdada, aga kuna need ahelad või need kõrvalharud tulevad kõik ikkagi number 3 juurde, siis vahet ei ole, kumba pidi me nummerdame. Nii et me kirjutame 3 metüül. Jälle, siis on 5 on ahelas, järelikult on pentaan. Ja nüüd jõuame 4. juurde. Siin me saame nummerdada samuti mõlemalt poolt. Küll aga ka siin ei ole vahet, kumba pidi me nummerdame, sellepärast et ikka juhtub niimoodi, et 2 ja 3 juures on need kõrvalharud. Nii me kirjutame 2, 3. Nüüd, kuna meil on 2 kõrvalharu, siis me kirjutame di. Kirjutame selle, mis on kõrvalharu nimi. Kõrvalharu nimi on metüül ja me kirjutame metüül. Metüül. Ja nüüd me peame lugema ära, mitu süsinikku on kõige pikemas süsiniku ahelas. Seal on 4. Kui on 4, siis tuleb put. Järelikult siin on butaan. Ja nüüd viimane. Loeme ära jälle või nummerdame ära. Teistpidi me nummerdada ei saa, sellepärast et siis tuleks 3. kohta see hargnevus. Me tahame, et oleks võimalikult vara, nii et hargnevus on kohas number 2. Nii et me kirjutame 2. Kuna 2 läheb 2 erinevale poole, siis meil on 2, 2. Ja nüüd me kirjutame siia di, sellepärast et sealt läheb 2 välja. Ja nüüd me kirjutame selle, mis sealt välja läheb. Sealt läheb välja metüülrühm. Nii et me kirjutame 2, 2, dimetüül. Ja kuna kõige pikemas süsiniku ahelas on 4 ja 4 vastab butile, nii et siis me kirjutame butaan. Et see on see, kuidas saab kirjutada välja kõik vastava aine isomeerid ja kuidas neile nimed anda.